juhatame sisse siis või avame Claudia Lepiku töö. Eile oli avamine, kus ma rääkisin pikemalt siis selle näituse ülesehitusest kontseptsioonist natuke ja kuidas see näitus areneb. Ma täna seda kordama ei hakka, aga ma võib-olla väga lühidalt ütlen ära, et see on siis näitus, mis iga päev kasvab. Eile me esitasime Jaanus Samma teost, täna on Claudia Lepiku teos ja homme on Kärt Ojavee ja nii edasi, et see areneb iga päev on mingi erinev fookus, erinev teemanurk ja näitus siis jah on kasvav, et need nii-öelda tühjad postamendid ja alad, mida te näete, markeerivad neid kunstnikke, kes hakkavad siin järgmistel päevadel tulema. Ja tänane vestlus ongi, ma juhatan sisse siis vestlejad, kõigepealt ma võtan ise sellest vaikselt osa, et võib-olla me ette ei tule, ma Andresele rääkisime. Aga ma kutsun esimesena Andreas Kalkun, kes on siis folklorist ja ta 2011 aastal kaitses oma doktoritöö Tartu Ülikoolis Seto laul Eesti folkloristika ajaloos, lisandusi representatsiooniloole. 2016 võitis ta Eesti folkloristika aastapreemia ja 2014 on ta aasta auhinna artikli religioossete praktikat Seto kultuuri representatsioonides paastul, vabandust, ma ütlesin praktika. Ja teine vestles, kelle Andres hakkab rääkima, on Claudia Lepik, kelle tööd te näete seal nende postamentide peal. Ma ei tea, nii, aga ma annan mikrofoni teile üle selles, et me eile tegime selline mikrofonita, täna me nüüd on mikrofon ka, et ma ühes on siis siia poole, ma loodan, et on palju parem kuulda. Ja et vahetame siis seda, proovime selle mikrofoni, kuidas see toimib. Palun. Tere! Kui on liiga vali, siis andke teada, me tegelikult ei tunneta seda mikrofoni. Et meie plaanis tegelikult vestelda, et ütlen oma mõtteid nende tööde kohta ja Claudia kindlasti kommenteerib. Ja muidugi see mikrofon on natuke nagu selles nagu takistav, et katkestamine ei ole nii lihtne, aga ma kohe annan mikrofonid sulle edasi, kui sa tahad. Anna märku. Claudia ütles oma tööde kohta, et need on inspireeritud Seto kultuurist. Ja võib-olla kõik on ju näinud Seto naisi Seto ehetega ja Setodel on tõesti ehtimine olnud oluline. Ja sellest Seto kultuurist ja nendest Claudia ehetest inspireerituna siis võikski nagu arutada täna küsimuste üle ehtimine ja siis erinevate kultuuride tavade ennast ehtida ja siis võib-olla kultuurilise omastamise teema ja kõik muud teemad, mis meil meelde tulevad. Seto kultuuris on olnud niimoodi, et rahvariided kanti 20. sajandi alguseni, naised kandsid. Ja see, mis Eesti kultuuris on rahvariide, on mingis mõttes selline konstruktsioon, et paljudes Eesti keelkondades siis rahvariidete kandmise traditsioon mingi hetk katkes, hakati kandma ühtemoodi sellised euroopalikke või riided ja nende oma traditsioonist riided ja nende valmistamisvõtted nagu kadusid ära. Koguti muuseumites kokku ja siis mingi hetk tehti neist sellised, konstrueeriti iga kihelkonna siis sellised rahvariided. Ja Setodel oli olukord muidugi teistsugune, et neid traditsioonilisel viisil valmistatud riideid kanti kuni 20. sajandi alguseni. Et Setod tänapäeval kannavad ainult pidupäevadel neid riided, aga neid ehteid. Ja kui me Setosid vaatame, tähelepaneks me näeme, et tegelikult nad ei ole mingi selline vormirõivas, et kõigil on tohutu variatiivsus, mis on tänu sellele, et nad on päritud riided, et seal on nagu kõik teavad, kes nad on valmistanud, et seal on nagu see järjepidevus on palju rohkem olemas kui nendel Eesti rahvariidel. Ja rahvariided Setodel ei olnud nagu mingi selline ainult iluasi, kuigi rahvariidete puhul on ka võimalik jälgida seda
moeasja, kuidas nagu erinevad trendid ja moed on selle aja jooksul, mil me midagi neist riietest teame, on muutunud need kostüümid. Et juba 19. sajandi jooksul me näeme, et seto naiste riided on muutunud. Alguses nad olid, värviskeem oli hoopis teistsugune, osad lõiked olid teistsugused, ehtetüübid olid teistsugused. 19. sajandi lõpus oli see muutunud ja 20. sajandi alguses need muutused veel kiiremaks ja nii läks. Et ühesõnaga on võimalik neid trende ja muutumisi selles jälgida. Aga riietel ei olnud ainult selline ilufunktsioon või ka selline praktiline funktsioon, et seto riided ja ehte andsid kogukonna liikmetele infot nende riiete ja ehte kandjate kohta. See on praegu samamoodi ei ole? No praegu igapäevaselt neid riideid ei kanta. Jah. Aga kindlasti ju praegu ka meie riided annavad mingit infot meie staatuse või kuuluvuse kohta. Setokultuuris muidugi see info oli võib-olla natuke erinev sellest infost, mida tänapäeval meie riided annavad. Tänapäeval näiteks ilmtingamata naise ehtet ei viita sellele, kas ta on fertiilses eas või ei ole. Et sellist infot nagu meie riided ei jaga, aga setokultuuris näiteks ehete komplekt on infot selle kohta, et kas neiu on mehele mineku eas, kas tema vanemad otsid talle juba abikaasat, kas ta on juba sünnitanud, kas ta on abielus või kas ta on juba menopausi järgne naine. Et kõik see oli selles ehetes näha, et kui sul on see kood ja sa oskad seda lugeda, siis sul on see info olemas. Ja samamoodi ma peatan ka monoloogi ja lasen sul ka rääkida. Võib-olla sa võiksid kommenteerida alustuseks, et kui setokultuuris tõesti oli nii, et ei olnud niimoodi, et üks naine otsustas, et ma kannan nüüd linikut, pealinikut, et kui ta abielus ei olnud, siis ta ei tohtinud seda kanda. Ja vastupidi, et kui ta abielus oli, siis ta isegi ei tohtinud ühest toadust teiseni ilma linikuta, et tal pidi see olema. Või et kui ta oli juba vanaema, siis ta sõlge ei saanud panna endale rinda, sest see ei olnud sobilik. Aga kui täpselt sa oled nagu mõelnud selle oma ehtekandja peale, kas sul on mingid piirangud nagu soolisi, vanuselisi, anatoomilisi, bioloogilisi? Kui ma selle kohta hakkasin uurima, siis mul oligi esmane prioriteet mitte jäljendada seda, mis seal kultuuris on, vaid saada inspiratsiooni sellest. Et kõik seal minu komplektides on välja toodud need mündid, ehk siis mündikaargeed, mis vastu sõlge ja siis häältegid. Ja siis suur kaabu ongi riisiistandust kaabudest saanud inspiratsiooni, et tänu sellele ma suurendasin seda sõlge nii palju. Ja siis see ninaehe on ka niimoodi, et see mask ja ninaehe teevadki häält, kus kõnni, et nagu niimoodi, et need mündikaargeed teevad selle vastu häält. Ja see ongi praktiliselt niimoodi, et ma üritasin mitte neid traditsioone kuidagi alustada. Kas sa oled mõelnud selle kandja peale, et kes võiks olla? Või nagu on sul mingid, kas sa mõelnud, kas on naiste ehk meeste ehk? Naiste. Noorte naiste, vanade naiste? Ma olen see piirangud teha. Okei. Ma nagu niivõrd, kuivõrd soo peale mõelnud ei ole, et ma olen tegelenud selle informatsiooni ja selle oma elementi panemisega. Aga sa ütled, et naiste ehted, et mees nagu ei tohiks neid kanda? Tohib. Aga kui palju mehed üldse setokultuuris ehteid kannavad? Kas on kuulda või kas ma pean mikrofoni rääkima? Ei ole kuulda? Räägi mikrofoni, okei. Et seto meeste kultuur on natuke teises seisus kui naiste kultuur, sest seto külakultuur oli selline patriarhaalne, mis tähendab seda, et naised olid kodus ja mehed käisid kodus välja. Ja mehed tänu sellele, et käisid siis tegid kaupa ja käisid kaugemale, kui see omasid oma koduküla. Et siis nad moderniseerusid kiremini. Nii et kui meil on seto naiste
Seto naised kandsid oma traditsioonilisi rõivaid 20. sajandi 20. 30. Siis mehed 19. sajandi lõpus kandsid neid ainult nagu pidupäevadel, kui pulmad või midagi sellist. Ja selle mõttes nagu mehed palju kiiremini vahetasid selle kostüümi, et moderniseerusid, selle mõttes riietuse mõttes palju kiiremini. Aga meil on mingeid andmeid muidugi on ja mingid fotosid, mis tõestavad, et midagi on. Seto ehete uurija Mare Piho, tema välitööde põhjal ta väidab, et seto mehed kandsid kõrvarõmbeid näiteks sõrmuseid, et see on olnud see traditsioon, aga see ilmselt on katkenud, sest 20. sajandi algus meil ei ole fotosid, kus me näeksime, et meestel on kõrvarõmbeid kõrvas või midagi. Aga et ta on nagu kogunud seda inimestelt neid mälestusi, et on olnud niimoodi nii palju meestest. Kuidagi nende kõrvarõngastega. Ma isegi ei mõelnud otsas, et mille järgi ma neid kõrvarõngad teen, mis seal maski kõrval on. Ma lihtsalt tahtsin teha selle mündi sümboolikaga ja siis kui sõbrad räägid, et mehed kandsid kõrvarõngad, siis see on juhuslik kokku sattumas. Tahad veel rääkida? Juhuslikult mingid mõttevälgatused tulevad. Jaa, aga ründa kohe siis. Küsin edasi. Küsi edasi. Ja sa rääkisid, et need sinu ehtad teevad häält. Mis on tõesti tõsi, et ma nägin, kui sa võid selle maski ette, siis oli väga ilus hääl. See hääl, ma tõesti meenutas seda häält, mida teevad seto naiste ehted, kui vastu sõlga puudutavad. Ja see hääl on kindlasti väga oluline, sest sellel on nagu, seto kultuuris olema selline, on usk, et see hääl on nagu kaitsev, et see on nagu selline oluline asi. Et nagu hõbe on usutud sellest, et see hõbe, et tal on selline kaitsefunktsioon, mis tähendab, et on ka millega põhjendanud, miks nagu seto naiste ringkere on kaetud hõbedaga, miks neil on käevõrud ja sõrmused, kõik need avaused või ohtlikud kohad on olnud hõbedaga kaetud, et just nende noorte või sellest fertiilses eas naiste siis ringkere on kaetud selle hõbedaga. Ja samamoodi see heli, sellest on usutud, et see on nagu mingi kaitsemaagia. Ja kui seto naised laulavad ja kui nad on pidulikult riietud, siis nad liigutavad ennast ka teatud viisil ja see on nagu just selleks, et see heli oleks ka, et nad kuuleks seda. See ei ole mingi suur heli, aga kui sul lähedalt ehetega seto näinud, sa kuuled seda. See helimaailm on kindlasti nagu oluline, et ühelt poolt see, kui sinu ehted on seal nende mannekeenide peal, et siis tegelikult me seda heli ei kuule, et ma arvan, et see on väga hea, et neid moodi demonstratsioonil kantakse. Tegelikult see heli on käinud ka enne mu hommikust läbi, et mul on hästi oluline näiteks see, et kui ma teen talle kõrvarõnga, et siis ma kuulen seda või sõrmus või kaelakäi. Et tegelikult selles kahte komplekti on ka kokku tulnud minu enda loomingu mingid osad ja siis on ka setu kultuuris olen leidnud nagu paari asjadele, et see ei ole nii juhuslik, aga lihtsalt ma tahtsin, et see formaat oleks selline. Et ma oleks tegelikult tahtnud sellele kaabule ka lilleornamendid peale teha, aga mingi moment mul tekkis see pigem mitte, et teha enda omaks siis need kettad, mis sümboliseerivad siis ikkagi müüti. Ma küsin ka vahepeal küsimuse, et Andres, sa mainisid, et setodel endal on need võib-olla traditsioonid vahest muutunud ja arenenud. Et kui palju tänapäeval, sa mainisid tegelikult, et vist kantas täna pidupäevaliituna täna, et ju tavaoludes ei kanta, et kui palju täna sa loed sellelt inimesed välja naisterahval, kes kannab siis neid samasid sõnumid, mida sa välja tõid. Ma lihtsalt lühidalt, ma mäletan, ma rääkisin Aeta Innistega, kes on ka setodest uurinud, et ta ütles, et tänapäeval setodel endal neid tähendusi nii palju enam ei ole või need ei viita enam nendel, mis nad kunagi võib-olla viitasid. Ja, see on nagu oluline teema või nagu see kindlasti teema, mida peab
võiks teada, kui nagu setokultuuri peale mõelda või kui tänaseid neid setokostüüme vaadata. Ja mingis mõttes on ju loomulik, et kõik kultuurid muutuvad, et kui nad ei ole mingid muuseumisse kinni pandud, et siis see muutus on nagu loomulik. Aga noh, mingistest muutustest on võib-olla nagu ka kahju, et me näeme, et aga see on ilmselt tingitud sellest, et kuna see riietus või ehe ei ole igapäeva asi, siis tema tähendus ka muutub sellega. Et tänapäeval siis neid setoriideid kantakse peamiselt pidupäevad ja need peamiselt kannavad inimesed, kes laulavad seto laule. Ja kui vanasti või 20. alguses olid sellised spontaansed setokoorid, et see laul on väga oluline ja laulmine ilusat riietus on oluline. Et need koorid olid spontaansed ja laulsid nagu sugulased tulid kokku ja laulsid või külarahvas tuli kokku ja laulsid. Et siis ühel hetkel koorid nagu institutsionaliseerusid, nendest said nagu koorid, mis tähendas, et isegi kui kooris laulsid vanad naised, nad kandsid neid samu ehteid, mis traditsioonist olid näiteks noore naise ehted. Et leiti, et on ilus, kui kooris kantakse samamoodi ehteid või samamoodi kõigil ühte värvi põlled või nagu mingi selline ühtlustumine on toimunud. Et samamoodi need usundilised asjad on natuke nagu muutunud, et setod ei ole nii usklikud, et see on ilmalikustunud ja ei ole nii seotud selle oma vana religioosse pärimusega. Siis 20. sajandi alguses on näiteks teada, et seto naised ei läinud ehetega kirikusse. Et leiti, et kirikusse ei sobi sõlega minna. Ja kui olid ehted, siis pandi see valge poolvillaline või villane mantel räbik pandi sinna peale, et ehted kaeti ära, et kirikusse nüüd oleks näha. Aga tänapäeval näiteks see muutunud, kui on pidupäev ja seto naised lähevad kirikusse, siis nad ei hakka oma ehtekomplekti vähendama tavaliselt. Mõned muidugi teavad seda ja ei lähe sõlega või katavad oma ehted kinni. Seal on ka nagu palju sellist salapärast, et me täpselt ei tea, et miks, kas see oli see seksuaalne asi, et need ehted, teatud ehted viitavad fertiilsusele, et pole kirikus nagu sobilik siis sellega lehvitada. Või siis on ka see, et või tundub, et kirik on selline nagu kuidagi leinaline koht, et ma ei taha olla seal nii rõõmus ja pidulik, et see leinakomplekt on ka vähemalt ehtega. Aga võib-olla ka see, et siin jõuame selle kultuurilise omastamise teemani võib-olla setokultuuri sees ka, et seto naised on näiteks väga julgelt kandnud riste ja on näha, et osad neist ehetest, mis on näiteks üks vanem ehtetüüp on selline, kus on võib-olla 10 risti niimoodi helmeste vahel, sellised suured ristid, mis on selgelt näha, et need on siis väga suguluses nende samade ristidega, mida preestrid kannavad kirikus või Petseri kloostri mungad kannavad. Et need on ilmselt samadelt meistrit tellitud ja seto naistel ei ole mingit sellist errorit seal tekkinud, et kas ma panen nüüd 10 risti endale rinda või et kas see on imelik, kui mul on need samad ristid, mis preestril on kaelas. Et võib-olla ka see on üks põhjus, miks kirikus ühe hetkel arvati, et ei sobi nende ehetega nagu minna. Aga hea, et tänapäeval, kuna sellest on saanud selline pidulik kostüüm, siis tehakse või nagu paljud ei järgi seda enam, et vana naine ei tohi kanda sõlge. Tänapäeval see natuke muutub, me näeme ka vanu naisi, kes kannavad sõlge. Või siis see, et kui pidupäev minnakse kirikusse, siis võidakse minna selle sama uhke komplektiga, millega mindi pulma. Rebecca Põltsin lähtsin. Ma võin piisava küsida, tegelikult see on, et te lähete kohe selle kultuurilise laenamise ülevõtmise teemani. Aga enne ma tahaksin teada, et Claudia, kuna sa oled teinud uue oma tehtud ja see ei ole sinu esimene lehteseeria, et tavaliselt ma tegelikult, aga te tiinud, kui on kunstinäitusi, siis küsitakse kunstnikult näiteks maljusid, kuidas sa maalisid seda, et kunagi räägite värvist või räägitakse sellest protsessist, aga kas sa räägiksid, kuidas sa need valmistasid, sest Instagramist nägid seal mingid abilised
ja ka sellest, et ütlesid, et oled inspireeritud sellest setokultuurist, et kas see tähendab ka midagi tehnilist. Et siin lisaks setokultuurile on veel, see kriisivündsid, eks ole, see setokultuur. Või ma ei tea, et seda läksid ka igale poole. Aga kas sa räägiks natuke oma sellest sündimise loost nagu tehniliselt ja kuidas see sisu mõjutab? Kõik peale Kaabu ma tegin ise, et ma varasemalt kuidagi ei ole tahtnud kedagi teise abi paluda, et ma üritan kõik ise võtma see, mis võtab ära teha. Aga jah, Kaabu on alumiiniumist ja selle ma tellisin Saksamaalt, siis ma panin ise, üks meister aitas ma söövitada sinna need kettad peale ja siis ma panin selle ise kokku. Ja tehnilises mõttes. Aga kuidas see protsess on? Kuidas sa hakkad lehed tegema? See on hea küsimus. Ma natukene kavandan, ma nagu konkreetselt alguses ei tea, mida ma teen, ma hakkan lihtsalt otsi kokku sobitama ja siis järsku käigus saab mingi mõte ja siis ma proovin seda, kui see ei õnnestu, siis ma proovin uuesti. Et see nagu maski puhul läks kuidagi täpselt nii, nagu ma mõtlesin, et kui ma kavandi ma panin kokku tänu mu ajakirjale, mul oli ruttu vaja kirjanikele visualiseerida seda oma mõtet. Ja siis ma võtsin Vogue'i lahti ja siis saab mingi Chanel'i reklaam siin saab võre ja siis ma võtsin lihtsalt mingit suva näo ja siis ma panin sinna võre peale ja siis ma üritasin kirjanikele edastada seda mõtet, sest tegelikult nemad ei näinud seda ennem. Ja siis ninaehe tegelikult on mõnes mõttes edasiarendus mu lõputööst, kus ma uurisin Lõuna-Ameerika kultuure ja ninaehete kandmise traditsioone. Ja siis see, kuidas ma setukultuurini üldse jõudsin, oligi see, et kui ma varasemalt uurisin Lõuna-Ameerika kultuuri, siis ma mõtlesin, et rahvusluse teema puhul ma võiks minna Eesti juurde tagasi. Ja siis ma kombineerisin seda, et loomingus on ka kettad ja siis need kettad ongi sümboliseerivad münte terve selle komplekti puhul. Ma ei tea, kas ma läksin natuke liiga laiali. Mine veel laiali. Ei tea, mis kõik see just... Kas sa räägid siis sellest kettast kui mündist, sest et see on päris naljakas, et kui mõtleme, et kettad on olnud näiteks mingi päike, ma ei tea, mis igast asja on ju, maal lame praegu. Et kas see ketast sulle midagi veel tähendab nagu verbaalses mõttes, aga sümboliseerib lisaks mündile, kas see münt on praegu sulle mingi tähendusega? Ei, ketas hakkas lihtsalt geomeetriliselt mulle meeldima. Selline puhas ümarvorm, et sellega saab absoluutselt, mitte päris kõike, aga see heli mõttes, jah, ringa võib-olla heli mõttes on minu juurde see ketas. Et eelmisel sügisel ma tegelikult sarnase motiiviga tegin ka ühe projekti. Ja siis lihtsalt setokultuuris olid mingid ja siis ma mõtlesin, et see kannab nii palju erinevaid tähendusi, et sa saad Mul tuli üks küsimus meelde, mis ma mõtlesin, et see katmise teema, et setokultuuris on väga oluline. Abielunäisid kindlasti pea katta, et puunud ei oleks näha ja nuksed ei oleks välja ja ja sinu ehted on ka, et sul on see mask aitab niimoodi näo katta, aga samast nagu see on kõik see maski kandja näeb läbi, eks mingi osa sellest näost on näha. Samal see ninaehe, et see katab inimese suu, et seal on mingi ninadekoratsioon, aga suu on varjatud, et selle kindlasti mingi selline tõesti väga nagu sügav seos selle setoehetega, et midagi katmine, midagi esile toomine. Et võib-olla sa kommenteerid seda lugu ka. Miks sa katad või miks mask ja miks suu kaetid? See on jälle sellest mõjutused sellest kevadisest uuringust, et ma nii palju informatsiooni selle setokultuuri kohta ei saanud, kui ma oleks tahtnud.
et see katmise osa on jälle see, Kaabu puhul ma tahtsingi, et silmad oleks nagu kaetud. Et see oli ka, kuidagi tuleb sinna juhuslikkuse juurde tagasi ja siis see mask nagu kaitseelement, mis ongi jälle juhuslik. See on hea küsimus, ma küsisin Claudialt midagi sarnast täna just, et kas see mask kaitseb või ta varjab, et seal on 2 funktsiooni seal nii-öelda. Et jah, et ma arvan, et täpselt, et see võib olla nii-öelda selline kaitsev nii-öelda element, aga samas mulle endale tundub võib-olla, et ta on rohkem selline, võib ka ikka ahistav element olla. Et kuidas võib-olla meid ikka nii teine traditsioonid sunnivad või pigem eeldavad, et me peaksime kuidagi käituma, peaksime kuidagi niimoodi olema nii-öelda, et me oleme kindlad reeglid paika pandud, et võib-olla minu endal tundub see näomask nii-öelda räägib tegelikult sellest varjumisest, mitte kaitsmisest, aga see on nagu minu nii-öelda kommentaar võib-olla. No see on ka selline teema, mis on nagu alati nagu selle kultuurikandja ja selle kõrvaltvaataja jaoks on nagu erinevad tähendused, et kas me vaatame, et see naiste komplekt, mida nad kannavad, kas see on nagu selline ilus linnu või et vaata, kui toredalt seda on liig peas ja ilusti pulmud kaetud või kas me näeme seal mingit nagu, kas me näeme sellest ahistamist, kas me näeme, et vaata, kui kahjud ja mis on juuks meelelt ja või nagu, et see nagu oleneb sellest vaatepunktist ja mingisugust muidugi anakristlik nagu mingite teise kultuuri mõtete või teise kultuuri selliste kriitilise mõtlemisega siis teisele kultuurile läheneda, aga mis võib olla inspireerivad nagu mõelda, et mis see normil on, et mis ühes kultuuris on nagu, et nii peab olema ja teises tundub, et miks peaks nii olema, et see on nagu võib-olla, et ma küsin siis Andres seda, et kuidas sina nii-öelda võib-olla sellise folkloristi ja pigem sellise eksperdina siis seda ise näed näiteks? Siis mida? Seda kandmise, varjumise või siis... Eksperdid sõtta olla, see on nagu teil ainult feminismi ekspert, et feminist, et siis kak topelt et see minu kommentaar, et jah, ma saan aru tõesti, et seda nii-öelda väljas seda kultuuri võib-olla on alati erinev nii-öelda hinnata või üle, et võib-olla sul on seda rohkem teadnud sellest, et kuidas sina seda näed. Et see ma selles mõttes kultuuriuurijana aktsepteerin seda kultuuri sellisena nagu ta on, et minu ülesanne ei ole seda kuidagi muuta. Et kui seal kultuuris on olnud kombeks, et naised katavad oma juuksed, siis nii on. Aga ma jälgin seda lihtsalt, kuidas see nagu ajas ka on muutunud, et nõukaajal siis, kui tekkisid need kultuurimajade koorid ja siis ühel hetkel selle standardisteeruva kostüümiga juhtus ka see, et leiti, et need naise peakartad, need lilikud, need on nagu, need ei ole nii ilusad kui neiu peakartad vanikud. Ja siis juhtus ka seda, et neid abielunaised hakkasid ühtegi vanikut kandma, vanad naised hakkasid vanikut kandma, mis oli traditsiooniliselt nagu sellise abiellumata neiu, mehelemineku eas neiu katte, peakate. Aga siis nüüd 90-ndatel on jällegi seda kultuuris olnud suured nagu vaidlused ja sellised diskussioonid selle üle, et me ei tohi nii kanda, et see on väga kole ja õudne vaadata, kui vanad naised kannavad vanikuid ja et või siis mingis mõttes on väga hea, et nagu see selline küla kontroll on alles, et seda kultuuris on mõned sellised väga häälekad inimesed, kes alati jälgivad siis, kuidas keegi riitis käib ja annavad kohe teada, et tal on nagu liinik halvasti peas või tal kulmud paista või need tabud, mida ei tohi olla. Jah, ma ei tea, kas ma vastasin praegu. Jah. Gustav, sul oli üks küsimus? Jah, ma tahtsin küsimus toimida. Ma ise olen üks üsna avatud see võib-olla tulla vahele. Muidugi. Ja, mul oli üks küsimus, mis võib-olla nagu, ma ei tea, teisi võitab ka, võib-olla mitte, ma ei tea. Et ma mõtlesin, et selles teoses on juba põnevalt sisse toodud asjad, mis on inspireeritud väga erinevatest maailma paigust, nagu ma aru saan. Aga täiesti kuum teema on,
et ühelt poolt nagu hüpatakse mingitele superstaaridele peale, kui nad korraks kannavad kimonot ja nagu hästi kurjasti riieldakse nende suurte rahvusvaheliste kettidega, kui nad teevad viletsamaid koopiaid mingitest karuusallidest ja asjadest, aga teisalt, eks ju, on alati uuritud, et mis iganes, et võib-olla selles on midagi nagu viltu ka sellega, et sellega justkui siis tehakse hästi essentsialistlikud versioonid mingitest kultuuridest, nagu need oleksid, eks ju, liikumatud ja üksteist mitte mõjutavad plokid ja samas nagu maailma arengus, erinevate paikade arengus on laenemine pidevalt olnud teemad, kas tehnikaid ja teguviise ja moode laenatakse. Aga selgelt see teema on nagu kuum ja igal pool arutatud ja siin teoses sa oled toonud kokku nagu nii mitmelt erinevalt poolt asju, neid omavahel nagu sa julgelt miksinud. Et kas, mis sina sellest mõtled, kuidas sa seda taklid või kuidas sa sellega tegeled või kas sa tahad sellega mingi kriitikat teha või mitte või mis? Midagi öelda, aga ma lihtsalt oma loomingus näiteks mõtlen selle peale, et kui ma midagi loon, et ma midagi ei teeks haiget sellega teisele kultuurile, mul on mingid materjalid, mida ma ei kasuta, näiteks suled. Ma rääkisime ka sellest. Aga enda loomingute selle teoste puhul ma olen üritanud hägustada need piirid teiste kultuuride vahel ja just ka selle setu kultuuri vahel. Ja need tulevadki kokku, et see on midagi uut. Ja mulle ka ei meeldi see, et kui tehakse halba teistele kultuuridele ja siis ma üritan seda teadlikult. Ma teen põhjalikku uurimust ja enne, kui ma hakkan midagi tegema. Kommenteerida. Mul oli ka suur hirm, kui just enne ütles, et seto kultuuri, seto ehitas inspireeritud teosed ja mõtlesin, mis see olla võiks. Aga selles ma nagu rahunesin, kui ma nägin neid teosed, et see on ikkagi delikaatselt seda materjali kasutada ja tõesti nagu on inspireeritud sellest, et nad on piisavalt erinevad, et nagu kindlasti oleks võimalik 100 teha sellised ehteid või esemeid, mis solvaksid setosid. Aga Claudia teoste puhul ma seda probleemi ei näe. Ja no muidugi see laenamine ja varastamine ja võtmine, et see kõik nagu selline sellele loomulikult mõtlema. Eriti kui on tegu sellise võimusuhtega või nagu sellega, et kuskilt väiksemalt laenatakse midagi või võetakse või kopeeritakse, et seal on alati see kuidagi sisse kirjutatud ja väiksed kogukonnad ju on palju haavatanud selle koha pealt. Ja kindlasti seto kultuuris see väga elavalt ei ole selle üle veel diskuteeritud, aga ma arvan, et see kindlasti nagu järjest teadlikumaks muutub see, et seda kontrollivad või püüavad nagu kuidagi seda kontrollida, mis nende traditsioonidega toimub. Mis muidugi ei... See on ka õige, et loomulikult see seto kultuur ise muutub ja seetõtt ise ka ju teatud muutusi peavad väga halbadeks. Ja kuna setode seto kultuur on ju kaksikidentiteediga eestlased või venelased tänapäeval ja siis nagu paljude teadmised oma kultuurist ongi väga pinnapealsed, siis võib vabalt juhtuda, et seto päritolu inimene ise teeb mingi sellise kohutava pläki, et sellepärast nagu keegi pole nagu kaitstud selle eest. Ma ei ole vabastanud seas, see oli okei. Ja see on huvitav, et sa tulid sisse, et nii-öelda Vene seto, Eesti seto, siis võib-olla, et võib-olla natukene räägi nii-öelda lähemalt sellest, kui suur see erinevus nii-öelda on, et ma tean, et tegelikult on ju nii-öelda õiguslikul tasandil, mis setodel on, nad on Venemaal nii-öelda vähemusena nii-öelda aktsepteeritud riikid toetasid asjad, et Eestis vist seda ei ole või ma ei tea, ma räägin. See on muidugi mingis pika loengusarja teema, millest me hästi lühidalt räägime, et see seto ja Eesti kultuuri seos on selline tänapäeval me kõik või eestlased tunnevad, et jaa, seto on üks meie väike kihelkond või üks hõiv seal, eks ju, või mis hõiv, et nad on nagu põhimõtteliselt nagu eestlased, aga see on
on sellised natuke teistsugused. Aga seto kultuuri sees muidugi on nagu see vaade siis Eesti kultuurile või sellele, kuidas eestlased setodest arvavad hoopis teistsugune. Ja kui me vaatame ajalugu, siis me tegelikult näeme, et alles mingi 1919 sai see territoorium siis nagu Eesti Vabariigi osaks. Et enne seda on see saatus ja ajalugu on hoopis erinev, et setod pole kunagi olnud Liivimaa ega Eestimaa osa, et nad on olnud seal hoopis mujal ja osa õigeusu kultuuriruumist ja see 19. sajandil Jakob Hurt kirjutas ajalehes, et üritas propageerida mõtet, et jah, setod on meile väga lähedased, väga lähedane võimurahvas, nad ei ole venelastele, meie omad. Et siis kui 19. sajandi lõpus pidi seda nagu propageerima või nagu tutvustama eestlastele, siis nagu tänapäeval pärast seda, kui setod said Eesti Vabariigi osaks ja neid riigi ametlik poliitikas esimese Eesti Vabariigi ajal oli see, et setod tuleb integreerida eestlasteks ja nii edasi. Et see väga edukalt toimunud, tõesti tänapäeval on need Eestis elavad setod on selgelt nagu kaksikidentiteediga. Need on eestlased, aga teatud oma setod, aga enamasti nad on väga hästi nagu selle eestluse omandanud. Siis muidugi suurem osa sellest ajaloolisest Setomaa territooriumist asub Venemaal. Seal on palju vähem setosid tänapäeval, kuna see setod on kolinud. Ja siis tõesti Venemaa tunnustab setosid eraldi väiksearvulise rahvana, mis toob kaasa ka mingid nagu sellised riiklikud soodustused sellele rahvarühmale. Siis Eestis käsitletakse setosid ikkagi nagu Eesti kultuuri osana. See on nagu suur erinevus. Ja see on setosi, kes leiavad, et ka Eestis peaksid setod nagu sellise autonoomsema staatuse saama. Ja muidugi sellest ma võin alustada, aga setod ühesõnaga on selgelt keeleliselt sugulaste eestlastega väga lähedane võim, aga mitte sama. Ja nagu seto vanemate kogu, mis on selline setode nii-öelda võimuorgan, kellegi võimu pole, aga mis on nagu selline tähtsate setode kogu, et tema 2002. aastal siis deklareerinud, et setod on eraldi rahvas, et ei ole eestlased. See oli see väike sissejuhatus rahvussuse ja seto identiteedi teemasse. See keele küsimus on huvitav, et Eestis vist rahvusliku ärkamise kontekstis üritati eesti keelt siis legiseerida või kehtestada, et üks eesmärk oli ka eesti keel puhastada murretest, saksa mõjutustest, ka erinevatest seto murretest, et kui palju see ärkamise kontekstis sellise Eesti identiteediloome kontekstis kaotas seto kultuur. Selles mõttes sel ajal, kui 19. sajandi lõpus oli Eestis rahvuslik ärkamine, siis setod ei olnud sellest üldse osalised. Elasid hoopis teises maailmas, et alles 1919, kui see territoorium sai Eesti Vabariigi osaks, et siis hakati leida, et setod on nagu nii hariduslikult, kultuuriliselt ja nii edasi maha jäänud, et nad tuleb kiiresti integreerida ja sinna juurde käis ka see eesti keele kooliharidus ja siis setod väga kiiresti omandasid selle eesti keele ja siis praegu see olukord keelele nagu ta on. Et siis väga oluline teema siis Eesti-seto suhetes on see, et 19. sajandi lõpus ja ka 20. sajandi algus paljud nagu keeleteadlased, kultuuriuurijad, folkloristid leidsid nagu niimoodi, et setod on umbes paarsada aastat vanema järje peal kui eestlased. Nad on nagu arengust maha jäänud eestlased ja oli see teooria, et kui me tahame Eesti vana ajalugu uurida, siis me peame võtma selle setode juurde, sest see on nagu 2 aastat tagasi Eestimaal. Selline oli see mõte sellest, et kõik kultuurid arenevad samamoodi ja selline evolutsionistlik teooria. Ja see nagu mingis mõttes elab ka veel tänapäeval paljude eestlaste nagu mõttes või keeles, et need väiksed setokesed nendega nii armsad, nii
toredad, lapselikud, kõik see retoorika nagu säilitasid 19. lõpus. Aga tegelikult kunsti juurde tagasi pöörduma, ma ei tea. Tagaliks. Tere nõukod, ka mina ei ole seda toiatades. Ma olen endiga hoolmeister. Liigeda ma tahtsin etoteguda niisugust asja veel öelda, et vaadake kuni 30 aastat jõuad setusel neid perekonna nimesid. Me käisime kõik Ivan Nikolai Poida või see Polikoolis ja pärast hakati nimesid panema, see tundus setu nimelt väga imelikult. Esimene nimi teebib vene õigusi ja see kodulis õpilane koolis oli Selje ja Hiljepäev või Aida toimub Serafima passi järgi ja et nemad Seljed ei saa ristimise panna. Toja ühesõnaga vene nimed pandi eesnimi ja perekonna nimed on väga huvitavad, enamasti need nimed Oja perel ja Kõivu Saar ja ka imelikult nimetanud. Ja täna oli nõudnud helisüü väga huvitav küsimus nimete. Ta kuulti paremas küsimuses veel, et selle tarka juurde, lauluvõima juurde oli need keeleuurijad ja rahvakuulekogujad. Üks nendest oli Ville Mennits, tuntud Eesti kanstlane ja kultuuritegelane, haridustegelane, 32 keele oskaja, ta oli teisel kohal, nüüd esimene kohal, need tunnekund teisel kohal Ville Mennitsu kohal ja vahekeelega ja kolmandal kohal Pauli Aestik, 17 keele. Nii palju eesti keele oskad. Niimoodi ja siis ta ei tarka laulust juba vette, aga ei olnud tuhtus ja üles kirjutab, aga siis teist korda veel. Tarka on seal, no teist korda ei saa, ma peab rüppame. Siis on ümber ta aisad. Ja siis ta sai teada, mis asi ta on, et mida ta rüppab, kuidas ta väljas oma aega puskab, et kus ta aisa nendele. Siis aisa on väga vaha. Ja tarka sai selle peale väga tuljast, et terve Sedu küladel nimetab, mis küladel asi toimus. Aga ühesõnaga külamaised sai kuidas saada Ville Mennitsa minema, tema käis ja koguline pooleli kahjuks. Nii palju siis ees asjadest, 30. Setu rahva. Tegelikult pandi 21. ja 22. aastal need perekonna nimed, see arv on natuke vale või see aastaarv. Et tõesti, see oli ka üks siis... Ja 22 hakati panema neid nimesid. Jah, 21 alustati ja 22 lõpetati. Ja see oli ka see... Nüüd vaat, kui see piiri jagamine oli, see Eesti Vabariigi algne Vene poolt ja mingi spiiri nimene mees, see oli Eesti poolt, kes see mälk oli või kes see neist oli esimesele. Nemad tahtsid siis Eesti pakkus välja Tõmba Liivamäe jaama taga. Et see siis välja sõita on Polovitsas või Vilo, siis on Liivamäe ja siis on Uus-Hirmuska ja siis on Vihma. Nii, tõmba sealt piiri ja siia sinna paika. Praegu on see piiri paika pannud. Et oleks sealt muidugi tule seal läbi seotused, kus nad edasi ei pidanud enam üldse olema Uus-Hirmuskas ja Senna-Valasse, seal ei pidanud mitte seetult olema. Et ma ise käinud Senna-Valasse, see on, ma olen seal ühtegi. Ja siin on vana Idroskas, see oli Eesti Argaanis minema Linnuse vald. Nii seal oli ja kuskil 3% oli midagi setus. Et ikka venelast kasutada. No, nii palju siis naljakas oli setulast ka. Mul sõtta oli Värskis oli Näsovitsa mõtsavaht. Kena mees maja alati vaja, et oli Umma erienda nimi. Ja ma ei tea, kas ta praegu edasi või ei ole. Ma oli ise võrukas muide. Ja siis käisin veel küla Näsovitsa, siis vägev Kudaantiga asjad ja nii mul oli aukoolades ja Ranska kursustega korraga õpetajate kohad ja Ranska kursustega mina olin ka 79 aastal eetsid mul au käia see Ranskaga ringi. Ja no nii palju siis sellest, nii äärima peale ja elu nii palju Aitäh, väga huvitav lisamused. Võib-olla Claudia Lepik tahab ise kommentarida meid või stand-up meile? Ma küsin võib-olla Claudiat ja teid mõlemalt selle, et sa mainisid, et sa oled ka varem teinud Lõuna-Ameerika sellistest hõimurahvastest inspireeritud ehteid ja kui ma vaatan ehteid on väga kehalised. Et seal see, kui ma tavaliselt mõtlen ehte peale, mis tuleb esimesel vähem kõrvarõngad, ma ei tea, tänapäeval ninarõngas kohtulasem, et nad ei ole sellise tugeva kehalise kohaloluga, aga sinu nimelt ehted on.
sa nii-öelda, ta katab su näo, ta katab su suu, ta katab su pea. Ja mulle tundub ikka nendes võimukultuuris tihti see ehte kultuur on hästi kehaline. Et ma saan aru, et sealtulles ka vanemad naised kannavad kilomees neid ehtekesi kaalas, et nad on aetamist, et mõned teevad see küürus, sest see nii-öelda auasi nii-öelda kanda neid palju ka. Et mul tundub, et seal nendes võimukultuurides see nii-öelda ehte kehalisus on sinu loomisest kohal ka teinud. Jah, see inspiratsioon tuleb enamasti sealt. Nagu Lõuna-Aafrikas on need kaelad pegitatakse välja ja sellised asjad. Ma ei oska, mis teil ütles nagu kõik ära. Mina tahaks küsida. Sa vahepeal mainisid, et sa kõik kasutas sulgi, eks ju. Siis ma tahaks nagu eetika juurde liikuda edasi, et seda ei pea väga tõsiselt võtta, aga kas on eetiline nagu luua naiste lehti, mis takistavad ja näiteks söömast või suudlemast või kas see peaks olema nagu eetiline probleem ja see nagu küsimus ka siis ehete funktsioonist või kauda või ehte kunstiga ja noh, nii. Selles mõttes, et ma ei sunni kedagi kandma mõeldes, et ongi loodud mitte siis söömiseks ja sellisteks asjadeks. Et need tuleb ära võtta. Jah, need tuleb ära võtta. Need nagu püksid siis. Ja vähem jah. Ühesõnaga, et 24. veebruaril nendega minna lähed, siis võid vahepeal ninast selle ära ja siis jood sööd ja siis pead tagasi. Seda ninahead saab kuni suuni üles tõsta. Klapp. Aga mina tahtsin tegelikult küsida ka ühte asja lisaks ilma see mikrofonita. Et tegelikult üks asi, mis nagu Sten ise on pannud, Sten ise on pannud selle artišokipedaali teemaks rahvusluse ja selle ümber nagu positiivne küsimusi. Aga seda puhul ja ka igasuguste rituaalsete tegevuste puhul nagu ehte kandmine, ninast väljavõtmine või last tõstmine selleks, et süüa või juua, on ju oluline religioossus, aga me oleme selles mitte religioosses ateistlikus Eestis, mis on väga spirituaalne. Et kuidas sa nagu, kuidas sa mõtled, kuidas sa suhestud nende religioossete asjadega, et me oleme kehalised ja siis see religioossus on seal nagu tõesti iga punkti peal, et see nagu tšakra punktid igal pool mingi tähendus, et kas praegu ka nii palju tähendusi tegelikult nendel asjadel ilma, et see oleks nagu kristlik näiteks? Ma religiooni peale väga ei mõtle, kui ma mängin näo ja keha iseärasustega, et vaatan, kuidas istuks ilma lisakonstruktsioonita asjad küljes. Näiteks ninahe istub, see on nina keskel niimoodi, et ta püsib ja näomehes on nina, toetab seda kogu konstruktsiooni. Et mõelda või peaks. Võin ka ühelt poolt kommenteerida, et see kultuuri sees ka need tehtud, ühelt poolt on need vanad usundilised teadmused, et õbe kaitseb kuidagi halva pilgu eest või kellegi kurja mõtte eest. Teisalt kindlasti need ehete kandjad on neile ju igaüks on mingeid uusi tähendusi ja need on sellised ambivalentsed, et näiteks ma tundsin ühte informanti, kes rääkis, et tal on alati nagu, et ühelt poolt neid ehted on raske kanda, kui ta käib esinemas, aga teisalt, et see ta alati tunneb, et saab kergem, kui ta need kaela paneb. Et seal ja siis ta seletas seda sellega, et need on tsaari rahad ja iga raha peal on ju ikoon. Et seal on Püha Jüri, kuna selle tsaarigi ikooni või selle vapi peal on see ka Püha Jüri kujutatud, et see tunneb, et seal on see ikoon, et tema jaoks oli see nagu selgelt ortodokse naise nagu lisatähendus sellele vanale komplektile. Ja mis puutub seda füüsilisust, siis täpsustust, et tegelikult traditsiooniliselt nii-öelda või 19. sajandi, 20. sajandi alguses kandsid kõige suuremaid ehtekomplekte, siis need
need naised, kes olid mehele minemas selles eas või just mehele saanud. Et vanad naised kandsid palju väiksemaid komplekte ja noored lapsed veel väiksemaid. Ja siis on palju kirjeldusi pulmadest, et pulmad olid need, kus kanti kõige suuremaid komplekte, et laenati kokku. Ehk olid sellest on juttu. Ja siis on sellised jutte, kus naised räägivad, et pärast pulmi oli kael oli ära hõõrutud nendest ehetest. Et seda pulmas siis kõige uhkemini olid riietatud 4 mõrsa sõbrannad, 4 pruudi sõbrannad, kes itkesid koos pruudiga koos ja itkemine käis koos kummatamisega, mis tähendas, et ehted kõlisesid, neid hoiti küll kinni, aga ikkagi. Ja siis loomulikult võis olla, et see tõesti päriselt marrastas seda kaela, kui ta terve päev kummatas nende ehetega. Nüüd siit tuli nende küsimustega see praegu meelde. Ma vaatan, mul tegin see küsimus enne, kui saan tähele. Ma olen suur luust. Kas päris erinevad maailma paigad on need, kus inspiratsiooni otsinud selleks teoseks? See on üsna kaugel üksteisest ja neil ei paista esmapilkul väga palju ühist olevat, aga võib-olla on kõigil maailma paigad, kus neil ühist. Aga et miks just need paigad ja miks just nendest omavahel sellises kombinatsioonis inspiratsiooni otsida? Selle Lõuna-Ameerika ma leidsin, kui ma hakkasingi ninaehete kohta uurima, et näha, millised nad välja nägid ja siis ma hakkasin oma versiooni sellest tegema. Ja see on just kui kulg praegu selle näitusel, sellele, et ma üritasin oma versiooni teha ja tegingi oma versiooni. Aga Aasia õlgkübar, setusõde? See on nagu selline väiksem inspiratsioon, see on lihtsalt see eliisiistanduse kaubandis enam-vähem nagu vormi mõte. Et selle sarnane asi mul oli igastahes plaanis teha, aga siis kui ma juhuslikult mõtlesin selle peale, millised mütse nad seal riisiistanduses kannavad, siis ma mõtlesin, et suurendan sõlge nii palju, et on nagu seal keskel, et see ei ole nagu riisiistanduse kaabu ega see ei ole sõlg. Et see liitevelement mingit pidi on vormiline sarnasus? Jah, vormiline sarnasus. Et ongi vormi inspiratsioon. Mul on küsimus. Mikrofonist on hästi märkjad. Mul oleks selline küsimus, et kuidas, küsimus selle mõlemale isegi, et kuidas üldse nagu 21. sajandisse selline rahvuslik identiteet sobitub selles mõttes, et miks üldse muuta või miks sul üldse tuli huvi setusid uurida või siis just nimelt samamoodi neid Lõuna-Ameerikat, see on kõik rahvuslik identiteet. Et kas see on nagu, kas pigem nagu otsid sealt inspiratsiooni mingi esteetiliste vormide jaoks, et näha, mida võib-olla, mida inimkondab ja ajaloo ja erinevate ruumide on teinud või on seal nagu veel midagi andvam, et selles mõttes on nagu samamoodi sügised, kuidas sa jõudsid selleni, et sa hakkasid setusid uurima ja mida meil on sellest õppida või miks on teie mõlemad jaoks kuidagi nagu tähtis see, et me räägime praegu nagu rahvuslikust identiteedist ja selles, et kuidas seda väljendatakse läbi, et loodan, et see oli arusaadav küsimus. Ma läksin midagi. Ma olen lihtsalt kasvanud seda omale, minu jaoks on selline oma kultuuri uurimine, see on selle pärast oluline. Aga siis ma ei tea, kas seda vastust, aga ma olen mõelnud selle peale, kuidas ühelt poolt need on kõik sellised tuntud kujundid või kas kui see on ruudukujuline või mündikujuline ese, et siis nagu see võib selles ühe kultuuri sees tunduda nii oma, nagu setod näiteks peavad. Need on need tsaaririigis kehtinud hõberahad ja nendest tehtud siis need ehted tunduvad, et see on nagu seto oma. Aga kui me vaatame siis laiemalt, siis me näeme näiteks Uut-Muti naistel on need samad tsaaririigi rahad pandud samamoodi
teise tehnikaga küll nagu kaetud ringkere sellega. Et see on samamoodi udmurdi-kultuuris oluline need hõberahad, eks ju. Aga kuna mõlemad elasid seal saaririigis ja need rahad kätte saadavad, siis nagu on selge, et mõlemad kasutasid neid. Ja on näha, et see funktsioon on sarnane, et see naise ringkere oleks kaetud hõbedaga. Ja siis lihtsalt sellest kohaliku kultuuri eripärast, et setodel ilmselt oli siis need hõbedasepad võtta, kes joodsid need kokku. Udmurdi naised tegid ise augud ja õmblesid nad lapi külge. Et see tehnika on erinev, aga see materjal on sama. Ja kui me taandame asja mingiks nagu selliseks ringiks või ruuduks, siis me ju võime muidugi näha, et kõik kultuurid on nii sarnased. Igal pool on see ring, igal pool on ruut. Aga mis meie eesmärk on, et kas näidata, et kõik inimkond vanal ajal arvastas neid ringe kanda või ruute või näha, et see üks kultuur on andnud sellele samale tsaari müüdile nii erinevaid tähendusi või ühesõnaga. Sellise mõtted tulid selle küsimuse peale. Mis mõtted mul tulid? Lõuna-Ameerika näht, et see ninaehete uurimine oli puhas huvi, kuidas selline asi istub nii ja kuidas ma proovisin teha sama ehet, mis oli õhukesest plekist, lihtsalt ketta otsa oli saetud vahel niimoodi, et sa painutasid seal endale nina külge ja see tõmbas nagu nina katki ja siis ma mõtlesin, et kuidas oleks võimalik niimoodi, et see istub normaalselt ja see on, ma arvan ka sellest, et ninaehe kuidagi popiks muutunud, mingid ringid ja siis ma mõtlesin, et äkki ma leian natukene huvitavama viisi, kuidas seda kanda. Ja maski puhul see ka puhas huvi tegelikult, et kuidas on võimalik, et lihtsalt siis tegemise käigus. Loodan, et oli vastus. Jah, oli küll. Soovid keegi meil nüüd kommenteerida, lisada, küsida? See on korraga küsimus. Nüüd huvits tegelikult hästi palju on juba lastud teil kraabida ühest ja teisest mõnest teemad, aga nüüd huvits ikkagi sinu tööde puhul see materjali pool. Teatavasti ju on ammu metallist või selles mõttes traditsioonilistest materjalidest ammu igas suunas jooksnud ja sa ise tegelikult ka oled tegelenud ehte puhul ju ehtega hoopis teise nurga alt, aga sa kommenteerid omast materjali valikut, et hõbe on ju erakordselt traditsiooniline, alumiinium ilmselt, seto kontekstis nagu mitte, aga sinu enda materjali valikuid, et see huvitaks. Hõbe oli ja kohe kindel valik, aga kuna see kaup on nii suure vormiga ja need kettad ka, siis ma mõtlesin, et see on päris palju hõbedat. Et see pidi lähedane sarnane materjal ja see kaubu puhul alumiinium oli nagu kõige kergem valik, sest et see on kerge ka. See lihtsalt sarnane värv, et see tõseks olla. See on suhteliselt huvitav, kuidas nagu tööde puhul tuleb välja see, et kui algselt on vist olnud nagu raske, näiteks see ninaehe on nagu tõmbab nina katki ja üldse hõbe on raske, et raskem kui alumiinium on nii või, ma ei tea, küsimust. Aga mul jäi selline mulje, et sa üritad kogu aeg leida viisi, kuidas seda kanda jaoks kergemaks teha. Kuidas ninaehe töötama panna, kuidas võre töötama panna, kuidas panna nagu see näeb välja nagu oleks tohutult raske see, kas oled sa proovinud seda? Jaa, ma olen seda kaitsnud. Kas ongi raske või? Ta ei ole nii raske, ei ole harjunud kandma neis mõttes. Et see on nagu huvitav, kuidas sa üritad nagu seda kergemaks teha, et see näeb, jätab sellise mulje, et on kõik hästi raske kanda, aga see sul tegelikult ei olegi, et see on hästi huvitav. Muusalt tulistamine, mul oli meenub hiljuti, kui ma käisin ühes ajaloomuuseumis, kus ma vaatasin raudrüüsid ja nendel on tihti on sellised visiirid, kus on soomus särkidega sarnased nagu vaatamiskiirkonna katted, et mõõk ei saaks silma tungida ja samuti nendel mütsid on
ei tea mütsist öelda selle kohta, kiiver. Kiivrite tipud võivad tihti võtta ka selliseid kooniaid elemente, et mõõka sealt pealt hästi minema, sihtida. Okei, see funktsioon on teine kui setusõlel või kui Aasias levinud õlgkübara vormidel. Aga kas sellele sarnasus on näiteks ei ole olnud päris. Ma lihtsalt ma olen mõjutatud moedisainis ka, et see visuaalne pool on nagu, kui ma näen, et see meeldib mulle, siis ma teen ära, et ma loen, aga enamasti jääb seda nagu visuaalsesse poolde. Sellise funktsiooni küsimus on hästi oluline ka mõelda, et kui rääkis, et see nagu annab mingi infot, et see eestada nagu infot kogukonnale, et kes on vaba naine, kes on hõivatusnaine, kes on lapse sünnitamise eas naine ja nii edasi. Aga siis see seletada seda vormi siiski näiteks, miks see sõlg on saavutanud sellise suure vormi, et see ju tegelikult mingit praktilist väärtust sellele vormile ei ole, eks, et see nagu see on nagu selline tõesti küsimus, mille üle juurelda, aga millele tingimata ei ole mingit ratsionaalset seletust, et miks sõid peab olema just nii suur ja et selles mõttes nagu me teame küll, et on algselt arenenud väiksest sõlest, mis oli nagu selle kaeluse kinnitamiseks, aga ühel hetkel seda kaelust kinnitati nööbiga ja siis ta muutus seda dekoratsiooniks. Aga et noh, et teda ma ei tea, kui mugav on seda kahe rinna peal kanda, eks näiteks, et kuidas naised kannavad, kui hea seda on kanda ja edasi, kõik need küsimused, eks ju, kui tervislikult seda kanda, et seal kindlasti need on enda puhul olulised. Selles mõttes Claudia kindlasti tegeleb nende samade küsimustega, et kui hea on, kui sul on see ninale toetuv mask, võib-olla see on väga hea tunne. See mask on näile tore. Kõndsin sellega kodus ringi praegu. Aga see kaabu on meid ebapraktiline küll tegelikult selles mõttes. Kes millega harjunud, eks ju? Et see ma esimest korda tegin midagi nii suurt. Aga kuidas need kõrvad on? Need tõmbavad mõti kõrva ümber ja sojutades. Mannekini peal on nii hästi näha, aga põhimõtteliselt sa pead terve selle kõrvalaba saab välja tõmbama. Aga on mõnus siis? Jah. See tundub selle mõnus, et tahaks nagu peale. Mina olen ka neid proovinud selles mõttes, et kui sa oled näidanud, et väga mugav on, et see tõesti paneb kõrva sisse, ta on hästi mugavalt liikuda, et ta ei ole üldse ahistanud ja võib välja jätta mulje. Ei taha midagi siin salvata, aga mul on just probleemid ka suustagi, nagu see kaas on. Aga jääb kinni kuidagi. Margit Lõhmus on kirjutanud hästi sellest, et kuidas see nagu meenutab talle näiteks kõrvaoperatsiooni on, kes see tooks selle kõrva nii veidralt välja, et see on nagu hästi veider, sa ei pane kõrva tähele muidu. Nagu see aksessuaar või see. Jaa. Kusjuures ma tegelikult enne mõtlesin selle küsimuse peale, et naised kannavad midagi, mis varjab enda nägu, et tegelikult võiks ju tegelikult täitsa vabalt, aga ma mõtleks nagu niimoodi, et ma hea meelega nagu kannaks midagi, mis muudaks või kuidagi anonüümseks, kui see nagu oleks nagu mingisugune ette purka või midagi sellist. Et minust võiks täiesti nagu sinnapoole minna, et see oleks nagu huvitav, et tegelikult selles peidus olemises on ka mingi võlu kindlasti sees. Ja selles on mõnes mõttes nagu aitab, et kaitseb. See on muidugi see, et kas see on teatud riigis, kas on seaduslik olla kaetud näoga? Ja nii edasi. See on võib-olla flash'i ka, et seal kuna sul on nähku, sa vist rohkem tähelepanu kui sellega, et sul ei ole seda näost. See on jah, selle peal on ka palju mõelnud. Et see mingist hetkest see, kui sa üritud ennast peita, muutub rohkem nagu nähtavamaks, et paneb siin tegelikult seda keskpunkti. Aga me peame vaikselt lõpetama selle ametlikum osa. Aga selles me hoiame seda näitavalt lahti, mitte väga kaua täna, aga et kellel on küsimused, räägime juttu ja tule siin. Ja homme jätkub programm, on juba teine kunstnik, teised kõnelejad, aga me avame homsest kella 2 näituse, aga kell 6 on ennast teosed ehitus saab, muidu kella 2 on juba näitused võimalik vaadata, aga võimalik seda, kus me ehitame seda tööd üles ja nii-öelda meil siin veel palju teha, sest meil on toimust avatud ka seda ruumi.
Nii et tulge homme vestlevad siis Gustav Kalm, Anne Vetik ja Piret Puhpark Eesti Kunstikadeemiast. Ja aitäh teile, Andres, Claudia.